Poelettidel on kõrvitsad ja kummitused ja seejuures ei ole Halloween ju veel ära olnud. Kadrid ja Mardid ei ole jooksnud, aga poeletid on advendikalendrit täis ja tundub, et jõulud on juba ukse ees. Viimastel aastatel jõuavad aina varem, et ongi traditsiooniks saanud, et oktoobri keskel Selveris jõuavad jõulutooted. Ja see on üleüldine trend, et kõik tähtpäevatooted jõuavad aina varem kauplustesse, et inimesed tahavad varakult vaadata, et siis võib-olla alguses teha tiired ja siis võib-olla paar nädalat hiljem tulla ostma, et see ongi nüüd, ütleme, et uus reaalsus. Varem on sellepärast, et ju siis müüjad on näinud, et see on ikkagi neile kasumlik. Teisalt nad kardavad, et kui nad natuke hiljaks jäävad, siis konkurent ikkagi napsab ära. Aga ma ei unustaks seda, et tegelikult tarbija annab selleks loa. Ega kui meie klientidena seda ei tahaks, siis ega neil ei oleks seda võimalus. Selverist leiab mitukümmend advendikalendrit. Prismas on väljas suisa 79 erinevat sorti. Esimesed kalendrid pandi siin poeletti juba septembri lõpus. See on meie nägemuses vähemalt võimalus inimestele neid kulutusi hajutada ka. Et ei ole vaja osta kõiki kas või jõulukingitusi või kalendreid ühel ajal, vaid saab neid kulutusi hajutada juba siin septembri algusest või septembri lõpust alates, kuni täitsa sinna pühadeni välja. Hinnatõusud ei ole ka advendikalendritest mööda hiilinud ja nii on just magusate kalendrite hinnad ligi 15% kõrgemad kui eelmisel aastal. Kõige soodsama klassikalisema šokolaadikalendri saab kätte 2-3 euro eest, välja võib aga käia ka mitukümmend eurot. Sel aastal uustulijateks on näiteks krõpsude ning energiajoogi advendikalender. Väikene õhtune mõnus tee joomine või midagi kangemat vanaisale või vanaemale ja isegi kõige pisematele alates esimesest eluaastast on kalendrid täiesti olemas. Lastele üldiselt ostetakse klassikalisi šokolaadi või kummikomme ja siis üha enam ka täiskasvanud on leidnud selle üles, et kui üldiselt tarbimist on praegu natuke tagasi tõmmatud, siis seda rõõmu endale jõulukuusse lubatakse. Samas nendib Coop keskühistu turundusdirektor Liisi Vaiki, et neil on lastetoodete osas tänavu märgata mõningaid muudatusi. Inimesed on hinnatundlikumad, mistõttu ei ole Coopis näiteks sel aastal Lego või Barbie kalendreid. Lapsevanemad, olge ettevaatlikud, kui nüüd poodi lähete, sellepärast et laste advendikalendrite valik on üüratu ja hinnad on sellised, no mitte nii odavad, hakkavad umbes 26 eurost. Kõik võimalikud sellised mänguasjakalendrid, mis on just käesoleval hooajal populaarsed siin, Stitchid ja Hello Kitty'd ja Minecraftid, et igaüks leiab kindlasti midagi, et käesoleval aastal proovime nüüd ka lemmikloomadele kalendrit, et kuna aeg on veel varajane, siis ei oska öelda, kui hästi see käima läheb. Kel magusast isu täis või kes ei soovi seda klassikalist magusat advendikalendrit, see võib midagi leida ilutoodete ja ilunurgast, sellepärast, et siin on olemas erinevad sellised meigi asjade ja ilutoodetega kalendrid, hinnad alates umbes 36 eurot. Kõige krõbedam kalender on siin 89,90 ja kui te arvasite, et see hind on krõbe, siis tegelikult see on juba soodushind. Päris hind on 149 eurot, millega siis ennast jõulude ajal ilusaks saab teha. Jõulutoode, me vaatasime seda vanasti kui kingitust, aga tegelikult me teeme seda kingitust täna juba endale. Et jah, me tahame kinkida nüüd ka endale.